on ilus, kui su kõrval on keegi, kes on su südames süüdanud leegi. Pooltel pidulistel selles peolauas pole seda, mida meie kõige väärtuslikumaks ja tavaliseks peame. Inimesed, kes laua taga söövad, joovad, on juba sünnist saati või mõne õnnetuse tagajärjel pimedaks jäänud. Eva Kirillova jäi 30 aastat tagasi ajupõletiku tõttu päevapealt pimedaks. Sellega ei harju, sellega nõustud ja kui sa tahad olla võrdväärne pereliige, abikaasa ja ema ja vanaema, siis sa pead kõike oskama teha nii, et keegi saaks arugi, et sa ei näe. Aga pimedate elu ei seisa. Juba 15 aastat on Eesti pimedatel abiks olnud juhtkoerad. Seda siin laua taga laulu ja šampusega tähistataksegi. 15 aastat pimedate juhtkoerte treenimist on selja taga. Nagu öeldakse, andku jumal neile tervist inimestele, kes seda teevad ja põhiliselt ühiskondlikele alustele, ega see raha ei ole ju nii suur, millega toetatakse juhtkoerte kasvatamist ja treenimist. Kui aus olla, siis Eestis ametlikku pimedate juhtkoerte kooli polegi. 15 aastat on sellega nii-öelda põlve otsas tegeldud. Pimedate ühing taotleb projektipõhiselt rahasid ja kui need saadakse, siis võtavad paar treenerit koerad endale koju ja koolitavad nad välja. Ühe koera koolitamiseks kulub 2 aastat. See maksab umbes 90 000 krooni ja 9 000 krooni sellest tuleb tulevasel koeraomanikul ise maksta. Praegu peab juhtkoera ootama üle 4 aasta. Need pimedad, kellel on juba juhtkoer olnud, ma arvan, et neil on väga raske ilma juhtkoerata olla, kui midagi koeraga juhtub. Eesti on üks kummaline maa. Meil ei lubata pimedate juhtkoeri ei ühistransporti ega ka avalikesse kohtadesse, nagu poed ja restoranid. Pime peab minema poodi ja jätma juhtkoera ukse taha ootama. Kas teie suudaksite poes kaupa osta kinnisilmi? Ära nüüd kolistada, kui näes, kuhu kohtus läheb, niimoodi looma moodi ei saa minna. No, vaata hetke ka vahetada. No, ega siis looma aias ei ole. Ja üleüldse mingi välja töötab purjust, et ta nagu nii purjust. Need oleks ikka räägime. Jalutu. Aga et meist aru saada ja mõista pimedad, võtke korraks, kui tulete koju, pange silmad kinni, pigistage silmad kinni ja proovige kõndida kodus või lähete töö juurde oma ministeeriumi või Riigikogus välisukse juurest, pange silmad kinni ja proovige leida oma kabinet. Te ainult natukese kogete seda, mida me tunnetame iga päev. Kuna meil paluti pimedast peast üles leida siis vajalik kabinet, näiteks Ene Ergma kabinet, et proovime, kui palju see meil aega võtab ja kas see meil üldse välja tuleb. Nii, Ergmaga oli lihtne, siin oli ainult üks osakpööre, aga nüüd püüame üles leida 3. korrusel olema roheliste fraktsiooni. No nii, nagu näha, lõpetasime tupikus ja edasi ei ole võimalik minna ja seda vaatamata sellele, et ma mingil määral seda maja tean, et pimedana Toompeal liikumine on praktiliselt võimatu. Eesti pimedad tahavad,
et neile antaks riigieelarvest veidi raha. Nad ei taha igal aastal nagu vaesed sugulased projekte kaitstes raha paluda, sest niinimetatud projektide edu pole kindel. Lõpuks oleks ju kena, kui Eestis sättida seadused nii, et pimedal lubatakse oma juhtkoeraga käia kaupluses, bussis ja kohvikus. Praegu ei ole see kellegi asi.